Hiinas on rohkem kui 100 miljoni inimesega linna. 90% maailma elektroonikast tuleb Shenzhenist ja vaikselt on sellest riigist saamas maailma suurim majandus. Siin on 3 põhjust, miks peaksid B30-st hoiduma ja lõpus kuulutame JBL-i klappide võitja ka välja. Täna alustame uue sarjaga, Totaalne ämber, kus vaatame otsa tehnikale, mis ei too lauale seda, mida lubab. Parameetrid, mille alusel asjad sellistesse episoodidesse jõuavad, on erinevad. Alates paigast ära kvaliteedi ja hinnasuhtest, kuni odava jamani, mis lihtsalt tekitab elektroonilist sodi juurde. Eesmärk on kokku hoida sinu närve ja raha. Iga episoodi lõpus anname niinimetatud skoori. Ämbrisang on leebe, tähendades, et seade pole üldse nii hull, kui algselt arvasime. Tühi ämber tähendab, et seade saab mõneti ette nähtud asjadega hakkama, aga mõistlik on hoiduda. Ja totaalne ämber on midagi nii jubedat, et tootjal oleks mõistlik tegevus lõpetada ja otsida uus hobi. Tänane ämbri nominent on Huawei P30 oma 6,1-tollise OLED-ekraani ja 3650 mAh peitva akuga edev seade. Masinale annab jõudu 7-nanomeetrine Kirin 980 ja 6 GB RAM-i. Kaamerate süsteem on fantastiline ning iOS-ilt kopeeritud aplikatsioon on üks parimaid, mis Androidi maastikul pakkuda. Fotode jaoks on see seade super. Adresseerime elevanti toas. 2018 aasta üks parimaid telefone oli Mate 20 Pro ja enne seda tulnud P20 Pro pesi konkurentidega põrandaid. Suurepärane akueluiga ja tullukate käest ostetud kaameratehnoloogia oli justkui teise universumiga tehtud kaubandusleppe tulemus. Ka kogu turundusmaterjal on täis naljaka kõlaga hüüdlauseid ning 90% fookusest pannakse kaameratele. Vaatame aga seadmele otsa nii, et me ei räägi kaameratest. Visuaalselt on Huawei niinimetatud skin ehk nahk ikka kohutav. Mitte ühtegi originaalset ideed ja iOS-ist varastatud ikoonide välimust on edasi arendatud, aga see on ka kõik. Kogu UI on tüütu, raske ja kohmakas. Toon paralleeli Samsungiga, kelle kate on ka raske, aga õigustatult. Üritab viimane ju muuta Droidi kogemust tavainimesele loogilisemaks ning minu arvates see ka õnnestub. Huawei mis iganes UI, aga ei too minu silmis mitte ühtegi eelist. Suvalisel hetkel näkku hüppavad žestid ja duplikaataplikatsioonid meenutavad Samsungit umbes 5 aastat tagasi. Raudvaraliselt on Huawei ekraan madalama resolutsiooniga kui eelmise aasta Mate 20 Pro. Okei, selle elame üle. Huawei otsustas oma kulmu teha koledaks, väiksemaks, kaotades ära Mate 20 Pro ühe parima omaduse, 3D näotuvastuse. Juhul kui sa oled Mate 20 Pro või iPhone'i oma proovinud, siis tead, kuidas sisselogimine tänapäeval välja näeb. Kiire, turvaline ning toimib kõikides valgustes kiiresti. P30 aga otsustas teha suure sammu tagasi ja muutis selle halvas valguses kasutuskõlbmatuks ja ebaturvaliseks. Koostöö kvaliteet on Hiina tootjatele omane. Okei, aga selle hinna eest ei taha meist keegi okeid, vaid suurepärast tulemust. Pea 700 eurot maksev telefon kõmiseb käes, nupud on odavad, logisevad ning isegi IP-reiting on kuidagi imelikult madal, 53. Tänase premium seadme standard on siiski 67 või 68. Mate 20 Pro taas kõrvale tuues pole siin ka juhtmevaba, veel vähem tagurpidi laadimist. Mis emotsioonid need eelnevad 3 nõrka kohta jätavad? Huawei tegi eelmine aasta meeletu kasvu ja tõi maailmale 2 fantastilist seadet. P20 Pro, olles foto osas midagi täiesti teissugust ja fantastilist ning Mate 20 Pro, mis pani kõik Droidi nohikute soovid ühte kohta kokku. Pole ka ime, et ülistasime neid nii innovatsiooni kui võimekuse osas. Tänaseks on meil eeldus, et hüpped on meeletud ja just see tootja toob uued ideed lauale. Selle seadme põhjal aga näen samu vigu, mida tegid nii Samsung kui Apple, kes jäid siit patjadele puhkama. Olematu edasiliikumine
ning võrreldes kahe eelneva tootjaga ei ole seadet ka otseselt stabiilsemaks ega paremaks tehtud. 2019 algus tõi ka uue Samsungi S-seeria, mis muudab P30 konkurentsivõimetuks. Vaata ka kindlasti S-ide ülipõhjalikku ülevaadet. Võtan 3 punktiga kokku, miks P30 soovitada ei saa. Esimene, tarkvara. Kohmakas, kole ja lisad ei muuda kasutajakogemust paremaks. Teine, võrreldes Mate 20 Proga halvem ekraani resolutsioon ja ärakaotatud 3D näotuvastus. Kolmas, keskklassi seadmele omane koostöö kvaliteet. Olematu IP reiting ja juhtmevaba laadimise puudumine. 700 eurot on selle telefoni eest liiga palju. Enne kui seadmele skoori annan, kuulutame pidulikult välja giveaway võitja. Razer Phone 2 versus Note 9 videos palusime lihtsalt subscribe ida ja kommenteerida, et JBL-i klapid endale võita. Palju õnne kasutaja Riin. Võta meiega ühendust marko@am.ee ja pane pealkirjaks võitsin klapid. Tuleme tagasi telefoni juurde ja anname skoori. P30 on tühi ämber. Sama hinna eest võtaksin mina Mate 20 Pro. Mis on sinu arvates totaalne tehnoloogiline ämber? Kas sul on endal või mõnel tuttaval halb kogemus? Kas sattusid millegi väga imeliku otsa? Jäta kommentaar alla ja ehk on juba järgmine episood seotud sinu tehnoloogilise vidinaga. Nii nagu ikka, anna meile näpp üles ja vajuta subscribe nuppu. Säästame ennast ja planeeti mõttetust sodist. Aitäh!